Eestis on 12 tüdrukut, kel on geneetiline haigus nimega Retti sündroom, mis tähendab, et enne kui laps saab 2-aastaseks, kaotab ta äkki võime rääkida, käsi kasutada ning aja möödudes nende laste seisund aina halveneb. Õnneks on lõpuks ometi leiutatud ravim, mis jõudis hiljuti ka meie lasteni. See on meeleheitlike sammude tulemusena saavutatud edulugu, kuna ravimil pole siiamaani Euroopas isegi müügiluba. Eva-Adeline oli noore pere poolt väga oodatud esiklaps, kes arenes tublisti ja igati eakohaselt. Kui Eva sündis, oli Eva täiesti normaalne. Beebina arenes täpselt nii nagu teised lapsed. Hakkas roomama, hakkas käputama, sõnu ütlema. Tema lemmiksõnad oli temme ja lamp ja aua ja palun. Me toimetasime kogu aeg koos, me käisime õues, me käisime teiste lastega kokku saamas, mängimas. Tubli tüdruk, kohe saad kätte, hõpsti. Kui Eva-Adeline sai 1,5-aastaseks, toimus paari nädalaga ootamatu järsk muutus. Me avastasime, et ta järsku ühte sõna ei öelnud, siis ei öelnud teist sõna ja paari nädala pärast ta ei öelnud enam ühtegi sõna. Ja lisaks sellele kaotas ta kõik oma käelised oskused. Kui talle varem meeldis joonistada, talle varem meeldis sama Pepaga mängida, võtta kätte, siis ta enam seda ei suutnud. Pere valdas paanika, mis nende pisitütrega toimub. Eks me guugeldasime iga päev, me olime täiesti teadmatuses ja see tegelikult ajas hulluks. See periood oli meie jaoks täiesti udune. Me vaevalt mäletame, mis siis kõik toimus. Umbes 1,5 aastat oli pere teadmatuses ja lapsele tehti erinevaid uuringuid ja geeniteste. Me olime Evaga just pargis jalutamas ja mulle helistati ja ma olin nõus telefonis saama siis vastuseid teada. Siis ütles geneetik nii, et selle diagnoosiga kahjuks on niimoodi, et puudub ravi ja nüüdsest ei lähe haigus mitte ainult paremaks, vaid aina hullemaks. Et tulevik ilmselt ei ole just kõige parem. See hetk, kui ma teada sain seda, ma ei osanud kuidagi reageerida, et täiesti udune oli kõik. Et Minule ta kohe ei helistanud ja ei öelnud, ta ei tahtnud lihtsalt mind segada tööle. Ma ei teadnud, kuidas käituda. Eva-Adeline sai diagnoosiks Retti sündroomi, mis on geneetiline harvikhaigus, mida Eestis põeb hetkel teadaolevalt 12 inimest ning see haigus tabab ainult tüdrukuid. Tegemist ei ole reeglina päritava haigusega ja võib tabada meist igaüht. See oligi lihtsalt halb juhuslik kokkusattumus, nagu halb lotovõit. Ja siis, kui me Eva diagnoosi saime, siis ma olin samal ajal rase. See oli väga raske mulle emotsionaalselt üldse. Mis asi see Retti sündroom täpselt on? Retti sündroom on neuroarenguline geneetiline haigus ja mida tegelikult tuntakse juba päris ammu. See oli tuntud neuroloog perekonna nimega Rett, kes siis kirjeldas seda haigust selle tõttu, et need tüdrukud olid kõnetud ja nad tegid sellist iseloomulikku kätepesu liigutust koos siis liigse hingeldusega. Professor Õunap seletab, et alguses areneb laps esimesed 1,5 aastat normaalselt ja siis toimub enamasti kiire muutus. Ehk et need muutused toimuvad ajus? Need muutused toimuvad ajus ja ajurakkude tasandilt. Seda kirjeldatakse, et need ajurakud on põletikus ja nad on üle irjutatud ja selle tõttu nad ei suuda omavahel nagu signaali üle anda. Lapsed kaotavad võime rääkida ja ennast väljendada, samuti ei saa nad kasutada oma käsi. Oma soovidest annab Eva teada silmade kaudu, kasutades selleks konkreetset kõnekommunikaatorit.
ma hakkan siis altpoolt pihta, et paremalt alt, et ei, jah, siis on ai, valus, sest mõnikord tal kõht valutab, siis ta näitab, siis on tualetis käimine, kui ta tahab poti peale, et ta ikkagist näitab vahepeal meil seda ka ja siis käime poti peale ja ilusti teeb oma asjad ära seal. Põhimõtteliselt sa oled oma kehas vangis. Jah, no nii me võime öelda, et sa oled oma kehas vangis. Nende maailmaga kommunikatsioon on märkimisväärselt häiritud. Aga kas neil siis ajus see funktsioon, et nad tegelikult võiksid ennast väljendada, säilib, kui neil... Ja seda nagu otseselt ei ole kirjeldatud, et neil nagu ajurakud hukkuksid või et tekiks ajuatroofia. Et ma arvan, et seal on potentsiaal olemas, et see võiks nagu taastuda. Läheme külla 8-aastasele Frankale, kelle pere on teadnud tütre diagnoosist 5 aastat. Palun kommi. See hetk, kui sulle teavitatakse selline diagnoos, siis sul nagu aju tõrgub seda kokku nagu panemas, sest et see, mis sa justkui loed või näed internetis ja siis sa vaatad oma last, et tol hetkel ta tegelikult oli nagu väga kõbus ja nii, et me ei teadnud selle hetkel sellisest harvikhaigusest mitte midagi. Frankal on hingeldushood, ta mudib käsi, ei saa rääkida ja vajab igapäevast hoolitsemist. Vanemad tunnistavad, et Franka olukorra halvenemisega on olnud väga keeruline leppida kogu nende perel. Eks ta vend on Franka suurim fänn. Ja eile, kui me siis vaatasime tagasi neid videoid, mis väiksena nad koos on teinud, siis polnud seda ammu vaadanud, siis venna küll nagu hakkas nutma, et neil on jah selline võib-olla mitte klassikaline venna suhe, aga see on nagu hästi tugev side, mis nende vahel on. Selliste tagasilöökide puhul on ju alati see, et algul nagu lööb jalust maha. Aga inimene on õnneks selline olend, et inimene harjub ka nagu selliste keerulisemate olukordadega ja just üks päev vaatasin, kuidas Franka vanused tüdrukud siin tuksidega ringi sõidavad, et siis korra käib nagu seest läbi küll selline valujutt, et see võiks olla Franka, aga mis sa teed, ei ole mõtet ennast nagu piinata nende mõtetega. Eestis on 12 last, kes põevad haruldast Reti sündroomi, mis muudab nad tummaks ja võimetuks ennast väljendada. Nüüd viimaks, 3 aastat tagasi tuli Ameerikas kasutusele uudne imeravim, mis on näidanud enneolematuid tulemusi. Lapsed on hakanud uuesti sõnu ütlema, suhtlema ja paranevad. Mida väiksem on laps, seda paremad tulemused. See ajuplastilisus on hästi suur, kui laps on väga noor. Ja mida noorem ta on, seda suurem on võime ajul tagasi areneda. Õunap tunnistab samas, et millegipärast kõigil Reti lastel sellest ravimist abi pole. Mis on nagu müstiline, et väga täpselt ei tea, kuidas see ravim toimib, aga need vähesed, kelles on toiminud see tõeliselt hästi, aga ei saada aru, ei ole leitud mingit seost geneetiliste muutustega, miks kindlatele patsientidele see toimib ja miks kindlatele patsientidele see ei toimi. Umbes 6 aega tagasi hakkasid uudset ravimit saama ka Eestis 4 last, lisaks 3-aastasele Eevale ja 8-aastasele Frankale ka 4-aastased Saara ja Liselle. Teadaolevalt on Eestis täna 12 Reti diagnoosiga tüdrukut. Ja miks just 4? Ehk et täna me lähme rahastama 4 lapse ravi. Need lapsed on kõige väiksemad ja nende seisund tänasel päeval on hea. Ja kuna see haigus konkreetselt puudutab laste aju, siis on arusaadav, et mida kiiremini nad saavad seda ravimit hakata võtma, seda väiksemad on need kahjustused ajus, mida enam ei ole võimalik tagasi pöörata. Aga see hetk, kui teile öeldi, et jah, me nüüd saamegi selle ravimi, mäletate seda päeva, seda hetke? Jaa, see oli suvel. Keset ilusat suvepäeva, me vist just olime minemas kuskile äkki festivalile, siis tuli kutse Tartusse
aga see vist samamoodi ei jõudnud hetkel ikkagi kohale, et kas päriselt nüüd on nii. ja seal räägiti, et neil on võimalik seda ravimit siis saada meile Eestisse läbi mitmete igasuguste süsteemide. samuti räägiti neile, kuidas ravim peaks last aitama. kuna tegemist on siis geeniveaga, mis toodab ajusse valku, aga see valk on selline, mis on nagu terve aju, ta juhib terve aju siis süsteemi. ja kuna keha seda valku ei tooda, siis see süsteem ei toimi. kui ta sööb seda valku igapäevaselt sisse, siis need närviühendused jälle taastuvad, loodetavasti. Imeravim ise jõudis lõpuks Eestisse oktoobri alguses. Selle ravimi teekond Eestisse, võiks öelda, on olnud Lastefondi ajaloo üks kõige keerulisemaid. Eesti on nimelt Euroopas reeglina olnud alati viimaste seas, kuhu uuenduslikud ülikallid ravimid jõuavad, aga seekord jõudis ravim Eesti lasteni nii esmajärjekorras, et sellel puudub siiani isegi Euroopas müügiluba. Ravimi ajas lastele välja Tartu Ülikooli kliinikumi juures tegutsev heategevuslik lastefond. Alguses ei tundunud olukord lootusrikas. Meile öeldi, et te peate olema kannatlikud, sest me hakkame kohe-kohe taotlema sellele ravimile Euroopas müügiluba, mis tähendas seda, et meie RET-lastel tuleks oodata veel mitu aastat. Mida see nende jaoks tähendab? Kahjuks tähendab see seda, et meil võib-olla ei ole enam sellel hetkel kedagi aidata. Aga läks teisiti, te saite selle ravimi, mismoodi siis? See oli tegelikult üsna meeleheitlik samm. Laskumata detailselt ravimi kättesaamiseks ette võetud erinevatesse jõupingutustesse, jõuti lõpuks selleni, et USA ravimitootja hakkas lõpuks ka ise huvi tundma. Mis fond see sealt väikesest Eestist nii meeleheitlikult ravimit osta tahab? Ja nende küsimus oligi see, et kas te päriselt tahate seda ravimit osta? Mulle tegelikult tundub, et nad ka täna veel päris täpselt ei usu, et me ikkagi seda ravimit oleme võimelised ostma, sellepärast et nad müüvad meile seda hetkel kuu kaupa. Ilmselt siis veendumaks, et me tegelikult ka suudame seda ravimit maksta. Ravim on nimelt meeletult kallis. Siin on siis see Debut. See on nüüd see ravim, jah? Ja, seda me siis anname Eevale 2 korda päevas. Iga kord, kui ta on kõhu täis söönud, siis me anname talle rohtu. Ja palju siis see üks selline täis maksab? Üks pudel maksab kuskil keskelt läbi 10-11 000. Sai juurem. Jah. Nende 4 lapse ravi kokku Lastefondi jaoks maksab praeguse hetke seisuga ligi 2,3 miljonit eurot. Ühes aastas? Jah. See on 4 lapse ravi. Mingi osa rahast tuleb riigipoolsest harvikhaiguste raviks mõeldud toetusest. Mingi osa Lastefondi reservist, aga abi oodatakse ka annetajatelt. Nii arstid kui RET-i laste vanemad on väga lootusrikkad. See võiks tuua selle sama rõõmsa, armsa Eeva tagasi, nagu ta oli varem. Saan aru, et täiesti nagu terveks normarenguga lapseks ta ei saa, aga see annab tema elukvaliteedile tohutult palju juurde. Vaadame. Raviga on nüüd alustatud, aga selleks, et see saaks ka pikalt jätkuda, ootavad 4 armsat tüdrukut meie kõigi abi. Esimesed märkimisväärsed muutused peaks ilmnema juba paari kuu pärast. Erinevaid geneetilisi harvikhaigusi on teadaolevalt üle 8000 ja lõviosa neist pole võimalik enne sündi diagnoosida. Seega on terve lapse sünd tegelikult tohutu õnn. Aitame abi vajavaid lapsi, et õnn naerataks ka neile päästva ravi näol.